Täna oleme siin lasergünekoloogia kliinikus, et rääkida naiste tervisest, sest paljud võib-olla ei tea, et esteetiline günekoloogia on viis, kuidas muuta naise elu täisväärtuslikumaks ja paremaks. Ja ämmaemand on täna meil siin, et rääkida kõikidest võimalustest. Millistele probleemidele on teie kliinik spetsialiseerunud just naiste tervise osas? Meie kõige oluline eesmärk on parandada naiste elu kvaliteet ja seos sellega naised pöörduvad, et lahendada järgmised probleemid. Uriinipiidamatus, tubeprolaps näiteks, see on tubelihaste või tubeseinade väljalangus, valusuguaktsi ajal ja mingid teised valud, ka tubekuivsus ja siis me aitame lahendada need probleemid. Kuidas siis täpsemalt aitab naisi lasergünekoloogia ja millistele muredele, probleemidele on see lahenduse andnud? Laser mõjub tubelimaskestele, soodustab lokaalselt vereringet, ta aitab parandada kollageeni ja elastiini produktsiooni. Tavaliselt me alustame konsultatsioonist, siis me teeme günekoloogiline läbivaatlus, vaatame, kas me saame aidata naistele või temal on vaja teine abi. Kuidas mõjub PRP ehk siis plasmateraapia naiste tervisele ja milline see mõju on? PRP on väga hea protseduur ja tubekuivsusele ka aitab, kui näiteks seos sünnitusjärgse perioodiga või seos menopausjärgse perioodiga. Naine saab tunna selline kuivsustunne tubelimaskestas ja valusuguaktsi ajal, siis PRP omab selline niiskuse toime ja väga hästi taastub tubelimaskest. Nii laser kui ka PRP me saame kombineerida, aga me alati kasutame selline kompleks lahendamine ja see tähendab see, et me anname nõustamine, aga me anname ka infot intiimhügieeni kohta, eluviisi kohta ja siis nii PRP kui ka laser, nad mõjuvad tubelimaskestele, aga meil on vaja ka tegeleda tubelihastega. Kuidas aitab sünnitusjärgsele taastumisele siis lasergünekoloogia ja plasmateraapia kombineerimine? Sünnitusjärgsed naised tihti imitavad ja selle prolaktiini tõuse tõttu ja progesterooni tõuse tõttu neid ei ole piisavalt oma estrogeeni ja võib tekkida neid tubekuivsus. Ja laser aitab parandada tubelimaskesta kvaliteet, parandab ja ravib selle allavaja ja näiteks PRP ka saab lahendada selle kuivsuse probleemi. Ja MCL ka saab aidata, sest ta mõjub lihastele. Naistearsti või ämmaemanda konsultatsioon peab olema 1 kord aastas. See on nagu ennetamise konsultatsioon, kui me saame vaadata, kas on mingid muutused või on vaja mingi abi pakkuda, aga see on normaalne läbivaatlus. Terve naise läbivaatlus. Me pakume konsultatsiooni ajal ka ultraheli uuringud ja saame võtta mingid analüüsid, näiteks mikroskoopi analüüs või kõlvtupest. Samuti ka teeme pH mõõtmine, see on ka väga oluline, et see on kiire meetod ja annab võimalus kiire ja kohe hinnata tubelimaskesta seisundit. Rohkem infot protseduuride kohta ja registreerimine saate leida meie veebilehel lasergünekoloogia.ee ja ootame teid meie kliinikusse.